Kas sina oled kunagi kellelegi teisele või endale midagi lubanud ja siis seda lubadust hiljem murdnud? Võib-olla tegid selle aasta alguses uue aasta lubadusi. Näiteks tõotasid, et hakkad 3 korda nädalas trennis käima, iga hommik piiblit lugema ning võtad lõpuks ennast kätte ning jäta kooli või muid kohustusi viimasele hetkele. Võib-olla oli alguses motivatsioon ülikõrge ja siht silme ees. Aga nüüd, kui sellest hetkest on juba natuke aega möödas, on need lubadused jäänud kuhugi tahaplaanile. Nendele kindlaks jäämine ja nende täitmisele pühendumine nõuab tugevat distsipliini ja meelekindlust. Ning see pole alati kõige kergem. Inimestena me kipume antud tõotusi ja lubadusi unustama ning neid murdma. Kuid Jumal pole selline. Tema on ustav ja tõemeelne ning täidab oma tõotused. Mina olen Christopher Petermann, üks 3D koguduse kogukonna juhtidest ja täna ma tahaks rääkida sulle natuke Jumala sõnas leiduvatest tõotustest. Nendest tõotustest, mida Jumal oma sõnas on meile andnud ning millele võime rajada oma elu, oma usu ja usuelu. Piiblit lugedes võib leida väga arvukalt lubadusi ja tõotusi. Erinevad allikad ütlevad, et neid on kuskil üle 3 kuni 7000 ja enamus neist on Jumala poolt inimestele. Kellele üldse need tõotused kehtivad, mida me Piiblist loeme? Paljud Jumala tõotused on seotud lepingutega. Inglise keeles sõnast covenant. Piiblist leiab Vanast Testamendist näiteks Noa loo. Jumal oli just enamus maailma ja inimkonda nende suure kurjuse pärast hävitanud. Pääsenud oli Noa oma perega ning nendega koos laeva võetud loomad. Pärast vee taandumist tuli Noa laevast välja ja ehitas Issandale altari ning ohverdas seal põletusohvreid. Ta tahtis Jumalat kiita ja tänada, et Jumal oli ta päästnud. Jumal tundis sellest kõigest hea meelt ja tegi lepingu Noa, tema poegade ning järglastega pärast neid, ehk kogu inimkonnaga, kaasa arvatud meiega. 1. Moosese 9, 11-16 ütleb nii. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel. Kõiges lihas ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas. Oled sa mõelnud sellele, et iga kord, kui sa näed taevas vikerkaart, mõtleb Jumal sellele lepingule ja tõotustele, mis ta tegi Noa läbi kogu inimkonnaga. Isegi nendega, kes on Jumalale selja pööranud. Jumal on tõotanud mitte hävitada kõiki eksinuid veeuputuses ning on andnud meile armu ja aega, et me võiksime pöörduda oma kurjadest tegudest. Hetk tagasi rääkisime lepingust ja tõotustest, mis Jumal tegi Noaga. Aga nüüd võime ka uurida ühte lepingut, mis Jumal tegi mehega nimega Abraham. Võime lugeda 1. Moosese 12. peatüki salmidest 1-3. Ja Issand ütles Abrahamile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks
ja õnnistan sind. ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. panen vande alla selle, kes sind neab. ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. siin loos Jumal kutsub Abramit elama võõral maal, väljaspool oma mugavustsooni. oleks olnud ju mõnus ja hea jääda oma sugulaste keskele, kus on kõik vajalik olemas. Jumala kutse oli aga midagi suuremat. Jumal tõotas Abramit õnnistada ning teha temast suur rahvas. Selleks pidi ta aga ratsionaalsuse kõrvale jätma ja Jumala tõotustele toetudes tundmatusse astuma. Meile igale ühele, sinule ja minule, on kutse Jumalalt. kas sa oled aga valmis selles käimiseks maha panema oma tarkuse ja mõistuse? Jumal teeb ka Abramiga lepingu ja temast saab Abraham, mis tähendab paljude rahvaste isa. Abraham ise ei näinud selle tõotuse täitumist oma silmadega, kuid näiteks tema lapselapse Jaakobi lastest tulevad 12 Iisraeli rahva suguharu. Samuti tulevad ka teistest Abrahami järeltulijatest erinevad rahvad. Seega Jumal täidab oma tõotuse. Aga miks ma üldse räägin Abrahamist? Kuidas puutub see ammu juhtunud lugu täna meisse? 1. Moosese 15. peatüki 6. salmis ütleb Abrahami kohta. ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks. Jumala leping Abrahamiga on rajatud usule. Ja sarnaselt Abrahamile toetume ka meie kristlastena täna usule Jumalasse, mitte oma tegudele, et õigeks saada. Kristlastena usume, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, on tulnud siia maailma, et ta on kandnud risti peal meie patud ja meie süü. Ja Jeesuse läbi oleme lahti ostetud seaduse needusest. Saame osa uuest lepingust, mis Jumal on inimestega teinud. Galaatia kirja 3. peatükk, salmid 13-14 ütleb, ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest. Sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub. Selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Samamoodi nagu Abrahami usk Issandasse arvati temale õiguseks, arvatakse ka meie usk Jeesusesse Kristusesse meile õiguseks, kes me oma suuga tunnistame ja südames usume, et Jeesus on Issand, et Jeesus on Jumala poeg. Kui sa oled oma elu Jumalale andnud, oled sa Jumala laps ja pärija ning sinu päralt on ka Jumala tõotused. Kui sa pole seda veel teinud, siis tead, täna on see võimalus. Kui sa oled kogukonnas, siis räägi sellest soovist näiteks oma kogukonna juhile, sest Piibel ütleb, nüüd on päästepäev. Rooma 4, 18-21 ütleb, Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi, nõnda peab olema sinu sugu. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatunud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat, olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Jumala tõotused on kindlad, aga need tuleb usus vastu võtta. Ja ma kutsun sind täna olema nagu Abraham, saama vägevaks usus, ülistades Jumalat, olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Pannes oma lootuse Jumala peale, saad sa osa Jumala pärandi kirkuse rikkusest, nendest tõotustest, mis ta on meile lubanud.
kuigi neid Jumala tõotusi on palju, nagu ma enne ütlesin, siis tahaksin sind nüüd ka julgustada neist mõnega. Need on otse piiblist ja mitte lihtsalt teadmiseks, vaid et me need usus vastu võtaksime. Sa võid praegu näiteks panna silmad kinni ja kuulata ning palves neid kuulutada enda üle. Jesaja 41:10. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Johannese 16:33. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Filippi 4:6-7. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Rooma 8:28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Psalm 32, salm 8. Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Psalm 37, 23-24. Issanda käest on mehe sammud ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi. Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt. Jaakobuse 1:5. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Matteuse 11:28-29. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Jesaja 40:31. Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles, nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Jesaja 54:17. Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu. Ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. See on Issanda sulaste päris osa ja nende õigus minult, ütleb Issand. 1. Johannese 1:9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Johannese evangeeliumi 8:36 salm. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Malaki 3:10. Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Jaakobuse 5:14-15. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles. Ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Rooma 10:9-10. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.
Apostlite tegude 2. peatükk, salmid 38-39. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie issand, enese juurde kutsub. Neid tõotusi võikski tegelikult jääda loetlema, kuna piibel on neid täis ja ma julgustan sind uurima veel edasi ning neid tõotusi ka omaks võtma ja palves kuulutama. Sa võid teha seda julgelt, kuna Jumala sõna ütleb niimoodi. Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu jah ja ei. Sest Jumala poeg, Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteus oleme teie seas kuulutanud, ei olnud jah ja ei, vaid temas oli jah. Sest Jumala tõotused, millised need iganes olid, on Kristuses jah. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi aamen Jumalale kiituseks. Kui me toetume Jumala tõotustele usus, siis me ei ela lihtsalt mingi õhkõrna lootuse järgi, vaid Jumala tõe järgi. See tähendab, et võime kindlad olla Jumala sõnale. Ma lõpetan siinkohal ühe looga eelmisest aastast, mis illustreerib Jumala ustavust oma tõotustele. Sain olla eelmine aasta osa evangeelsest välja sirutuvast üritusest nimega Million Month ja olime sel päeval Pirital ning mina ja üks teine kristlane läksime Pirita randa, et kuulutada inimestele evangeeliumi. Sattusime ühe poistekamba juurde ja saime mõnega neist jutule. Selgus, et ühel kutil oli õlg valus ja ta ei saanud seda hästi liigutada. Me pakkusime, et võime palvetada ja ta oli nõus. Me palvetsime ühe korra, et Jeesu nimel kogu valu kaoks. Küsisin talt, et kas muutus midagi. Kuid proovis ütles, et läks paremaks küll, aga et natuke on veel ikka valus. Ja me palvetsime teist korda, küsisime uuesti. Valu oli läinud veel väiksemaks. Ja palvetasime ka kolmandat korda ning selle peale oli valu täiesti läinud. Sel kõrval oli ka üks 2-liitrine veepudel ning pakkusime, et ta võiks proovida seda visata. Ja ta proovis ja kinnitas, et valu oligi täiesti läinud. Tänu Jeesusele. Ja see valu ei kadunud sellepärast, et just mina palvetsin, vaid kuna püha vaim tahab tervendada. Ja piiblis on kirjas see tõotus, et Jeesus suri lisaks meie pattudele ka meie haiguste eest. Jesaja 53:5 ütleb, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Ma sain seal olukorras palvetada, toetudes Jumala tõotustele, mitte mingile minu väele, mingile soovmõtlemisele või proovides loteriimängu, et äkki nii töötab. Jumala sõna ja tõotused on kindlad ja muutumatud. Samamoodi saad seda oma elus teha ka sina, sest sama Jumal, kes oli ustav siis, on ustav ka täna ja tema tõotused on jah ja aamen. Sa saad toetuda mitte enda mõistlusele, vaid loota kõiges Jumala peale. Soovin teile kõigile õnnistatud aruteluaega kogukondades või mõtisklemisaega isekeskis. Olge õnnistatud!